See on sama arhetüüpide jutt, et sümbolisti ja popsürrealistina, et ma otsin uusi viisi, kuidas kasutada neid vanu sümboleid, et nagu jõuda oma sõnumiga inimese alateadvuseni. Ja siis sellised just religioossed tugevad sümbolid, mida on just nagu umbes kogu kunstiajalugu ongi religioosne kunst tegelikult. See on nagu väga otsene mõjutus ja siis teine see, mis mul enda klikib, on see muinasjutu teema. Ja siis ma saangi nagu, mul ongi sellised punamütsi litsimaarjad. Et jah, kui veel mitut sümbolit kokku panna, siis saab nagu mingi väga uue põneva synteesi, mis igaühe jaoks on natuke erinev. Nagu vaatajate mõttes. Jah, Madonna kassiga, siis samas stiilis oli kohe nagu see Madonna hundiga, punamütsiga hundiga. Tal oli väike hunt üles. Siis talvine pööripäev, siis kus Madonna on Kärbse suure kärbseseenega. Tore idee tuli. Ja jah, et kui on juba 2 subjekti, siis äravahetamine ja remiksimine muutub palju lihtsamaks. See sellepärast jah. Siuke suur versus väike, et see lihtsalt juba iseenesest on väga tore kunstis vastandumine. Siis Madonna lapsega nagu annab seda inimesega. Mul on niisugune kihiline segatehnika, et samamoodi nagu ma remiksin tähendusi ja sümboleid ja erinevaid ajastuid, et samamoodi ma siis vormis üritan seda järgi teha, et samamoodi kihid. Mul on nagu tõesti koos, ma olen nagu kasutanud kuldamist ja siis Maximast saadud pakkepaberit ja lihtsalt välja prinditud pildid või siis leidmaterjalid, kanga, kriidid. Noh, niimoodi kiht-kihilt üles ehitada niisugust kuidagi, et asjal on nagu, see ei ole tasapinnaline enam, sest ruumilisust tekitab seda. Mul ise endal on selle kristliku maailmaga üldse siuke huvitav suhe, et ma olen väga nagu paganlikust perest pärit, kus väga hästi selle kohta ei arvata, aga minu jaoks on see just väga huvitav võib-olla selle tõttu olnudki, et no, kus sul tõesti mitte midagi ei ole, kuidas siis nii kaunist kunsti ja need suured ehitised ja hooned, mis seal midagi peab olema. Et just tänu sellele ma nagu ise hakkasin otsima selle tähendust enda jaoks. Et see väga lihtsalt mulle see sakraalkunstivorm iseenesest väga meeldib. Ma ei ole selle peale üldse eriti mõelnud, et Eesti kui Maarjamaa. Minu jaoks see on arhailine nimetus, aga nagu ma ei ole kunagi mõelnud, et Eesti kuidagi selle maaema või arhetüübiga seostus. See on huvitav, jah. Maarja, Maria. No mis olen Maria. Eesti on muidugi väga, mulle just väga meeldib see väiksus ja see, et on niisugune nagu paganlik maa, aga samas see Maarjamaa, see kristlik, et see nagu kuidagi saab mu endast ka kokku samamoodi.